Tere, head külmaristajad ja kikimooride sõbrad, mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Ja meil on 175 ehk 275 saade. Minul on temaatiline saade täna kusjuures, aga ma proovin siin kuidagi hakkama saada, sest ma olen mingi uue tekstiprogrammi beta kasutaja. Kuidagi läbi Threadsi sattusin ja siis ma vaatan, kuidas mul õnnestub seda siin ette lugeda, nii et ma näen sind ka samal ajal, ma ei tea. No, Aha, vist isegi saab. Mul ei ole vist. Aga jaa, mul on huvitavad, kahjuks kõik on välismaalt sel korral, aga see oli mul ammu märkmetes ja ma tahtsin selle ära teha, selle teema. Kuidas meil läheb? Ma olen nüüd plant lady with plants. See plant on mul, kusjuures praegu Jaagul, vana Jaagul on õues. Ma juba kõrvetasin ta päiksega ära, nii et... No igal juhul, kuna meil siin vahepeal oli ju 2 kassi ja üks neist vahet pidamata sõi kõiki taimi ja siis tal oli paha, siis ma nagu lõpuks loobusin ja kõik elus loodus rohelises võtmes kadusid ja nüüd ma siis paar päeva tagasi võtsin kätte ja tõin endale must have sõnajala ja siis selle palmikese. Palmike ja tervitused palmile. Mitmetähenduslikult siit, aga siis, et midagi kriipit siin elus? Jaa, ma eile vaatasin mitmendat õhtut järjest Project Feari, sest mu viimane hooaeg oli vaatamata ja ära tee sükest nagu mul ei ole töötu inimene, mul ei ole aega vaadata. Jaa, sama. Et ühesõnaga ma sattusin eile nii creepy episoodi otsa, kus ma nagu tulin pärast voodisse ja mul oli nagu reaalselt, mul ei ole kunagi raskusi magama jäämisega pärast ükskõik mida, aga nagu pärast selle episoodi vaatamist oli küll nagu mingi... Mis episood see oli siis? Ma võin pärast siia kirjeldusse visata selle nime, ma ei mäleta täpselt, aga kuskil majas nad käisid, see oli Californias mingi muuseum, The Most Haunted House of USA something. No, nad on kõik The Most Haunted selles mõttes. The Most... No mina siin tegin Watcheri maratoni, sest mul ikka paar viimast, neil oli suvel Key Westi eri, kus nad käisid 3 erinevas Key Westi kohas ja mul oli ikka 3-st 2 jäid vaatamata ja siis ma Jaagul vaatasin neid, väga äge oli. Nagu ikka, mulle Watcheri poisid meeldivad. Ja me ise oleme käinud jahil ja meil on veel paar kohta käia, me üritame siin kalendrit klappima saada. Ja ma olen ikka veel haige, mis on väga tore. Võimalik nagu kaua. See on täiesti uskumatu. Lihtsalt ma nagu igal juhul hetkel palavikku ei ole. See ei tähenda, et seda ei tuleks, nii et I just give up nagu. Aga mul on sel nädalal nii palju asju, sealhulgas Naiskirjanike seltsi seminar, kus ma pean ööbima telgis ja siis ma arvan, et see kindlasti mõjub mu tervisel väga hästi. Jah, võib loota. Jaa, aga ma kasutan kindlasti siin väga hooga seda mikrofoni mute'i, et köhida vahepeal, aga see ei tähenda, et me võiks vist lugude juurde minna. Pre-shoot täna ei jõudnud teha, aga järgmine kord. Jah, lähme. Järgmine on juba kuulajakirjad ju. Õige, järgmine nädal on kuulajakirjad. Aga mina tahtsin teha saate sellisest nähtusest, nagu on mägilahutus. Mägilahutus ehk siis inglise keeles Alpine Divorce ja see sel aastal läks jälle hästi kulutulena levima sotsiaalmeediasse väljend, sellepärast, et Saksamaal oli üks kohtu case, millest ma kohe ka räägin, aga tegelikult see väljend on juba hästi vana. 1893 aastal kirjutas selline autor nagu Robert Barr
novelli ja selle pealkirjaks oligi An Alpine Divorce. Ja ilmselt, kuna see on 130, 40, 50 aastat vana lugu, siis võib-olla ma ei tee spoiler alert'i, aga ilmselt teen, sest et ma ei tea, kui paljud meist seda lugenud on. Aga see on umbes nagu praegu Odüsseus on või see Odüsseia on praegu kinodes ja siis inimesed on nagu mingi no spoiler alert. Mis mõttes nagu no spoiler alerts, nagu tegemist on 2000 aastat vana tekstiga nagu mida me kusjuures enamik pidime ka koolides nagu lugema. Aga ühesõnaga see Barri novell siis oli selline, et noh, sisu süžee, et õnnetusabielus paar, jah, tere Nasju, üritas siis minna või otsustas minna Alpidesse ronima, seejulgas oli siis mehel siuke kõhe plaan, et ta lükkab selle seikluse käigus naise lihtsalt kuristikku. Aga kui ta seda tegema hakkas, siis tuli välja, et naine oli juba ette mehe mõrvas süüdi lavastanud. Ja ta hüppas ise kuristikku. Kuule, selles mõttes, et ma tahan Tatrad läbi matkata järgmine sügis. On ka plaan 2 minna, nii et anna mulle õppematerjali nüüd, please. Sa ei taha seda õppematerjali, kohe kuuled, miks. Okay. Ja nüüd jõuan siis selle aasta juhtumi juurde, mitte Saksamaa, vabandust, Austria kohtusse jõudis siis see juhtum ja Austria kõrgeim mägi on siis Großglockner. Oli siis paar mees, kelle nimi on seni meediast läbi käinud kui Thomas P. Läks siis koos oma elukaaslasega mägironimisretkele sinna Großglocknerile, aga olud olid väga keerulised ja mingil hetkel jättis siis Thomas naise üksinda, põhjendas, et ta plaanis hiljem, või tähendab, et plaanis minna abi nagu otsima. Aga naine jäigi siis sinna mäele ja külmus surnuks. Ja prokuratuur siis heitis ette, et mitu asja on. Esiteks tal oli mäel telefonilevi, aga ta ei vastanud Päästeameti kõnedele. See on umbes see sama lugu nagu, või mitte umbes see sama, hoopis teistsugune, aga sellega seoses meenus see lugu, kuidas üks inimene, kes seksis ära, ei võtnud vastu oma telefoni, sellepärast, et ta kartis vastu võtta võõraid numbreid. Päästeamet helistas talle, et küsida, kus ta on. Igal juhul ta ei saatnud ka hädasignaali ja kohtuprotsessil tuli välja päris kõhedaid detaile. Näiteks tunnistas Thoomase endine elukaaslane, et mees oli temaga väga sarnaselt käitunud. Nad olid siis Großglockneril matkamas 2023. aastal ja Thoomas jättis ta samamoodi maha, ütles lihtsalt, et ma ei tea, sa oled liiga aeglane minu jaoks, nagu ma lähen lihtsalt edasi. Ja see endine elukaaslane ütles, et neil oli alati niimoodi, et kui matkal mingid raskused tulid, siis mees hakkas seal pahurdama ja... Miks ta üldse läks temaga siis uuesti sinna? Alpine Divorce. Ehk siis see on siis olukord, kus üks partneritest, tavaliselt mees, kes on kogenum, tugevam ja jätabki siis vähem kogenud või oma partneri, kes on haavatavamas olukorras mägedes üksi. Tõenäoliselt lootes, et ilmastikutingimused teevad siis oma töö. Ma sain just, et minuga seda teha ei saa siis. Ma ei tea, kui... No, Kristinka on meil see... Vähemalt üks laps oli täiesti veendunud, et mina olen tugevam. Okei. Igal juhul siis, kui see Großglockneri juhtum oli väga aktiivne, paljud naised siis TikTokis ja mujal sotsiaalmeedias jagasid omaenda sarnaseid kogemusi, kirjeldasid olukordi, kus partner kõndis neist kilomeetrite kaugusel ette ja ei kontrollinud, kas nad üldse järele jõuavad. Ja teiste puhul siis oli tegemist olukordadega, kus siis juba üksi jätmine võiski reaalselt inimese elu ohtu seada. Ja see Thoomase case siis lõppes niimoodi, et nii, kus see siis nüüd oli, talle määrati, ta jah, mõisteti süüdi ja määrati tingimisi karistus, nii et sisuliselt võib öelda, et see mägi lahutus läks talle nagu kenasti korda. Aga mul on veel näiteid, nii et ära muretse.
aga miks sa teed nii, et just siis, kui ma olen nagu vähemalt viimased 3-4 nädalat nagu obsessinud sellega, et millistesse matkaradadele kuskile mägedesse sihtida ja siis Vot siis sellepärast ma pidingi praegu selle ära tegema, ilmselgelt. Toki. Nõiavõimed, varjutuste koridor. Ja. Mina räägin täna ühest loost, mis on peaaegu 20 aastat vana. Ja loodan, et ma ei ole sellest varem rääkinud. Loodame parimat. Meist ei ole sellest varem rääkinud. Ja loodame, et ühtegi probleemi ei teki, sest et 2007 ei olnud ju 20 aastat peaaegu. Okei, anyway. 2007 aasta juuli lõpus sõitis siis Eesti mees Priit siis Venemaale Habarovski kraisse. Ja see Priit ei olnud mingi suvavend päris siin Eestis. Ta oli siuke ettevõtja ja tegeles metsatehnikaga ja osad tema ettevõtted olid siis tegevad ka Venemaal tollel ajal. Ja lisaks oli ta populaarne tüüp ka Eesti ralliringkondades. Näiteks 2006. aasta Paide rallil sõitis ta siis koos Georg Krossiga ja lõpetas võistluse 7. Ma tahan vahele öelda ühte asja, mida täna Miila avastas. Et pidime minema, ühesõnaga käisin poes, unustasin juustu osta ja siis ma ütlesin, et okei, kuna me Pepkosse läksime, ma võtan siis Krossi poest, võtan selle juustu. Ja siis Miila küsis, et ma ei ole kunagi aru saanud, mis asi see Krossi pood on nagu. Ja siis ma ütlesin, see on ärimees Oleg Krossi, alguses ma ütlesin poeg kogemata, siis ma ütlesin pood, aga põhimõtteliselt sama on. Ja siis ta ütles, et ta kogu aeg mõelnud nagu, et see Kross tuleb sõnast groceries, nagu, et väga loogiline, et groceries, Krossi groceries. Groceries, toidukaubad. Jah, on loogiline, aga ei. Nüüd ma ei saa nagu mitte enam sellele mõelda, et sõna Kross tuleb sõnast groceries. Nii, aga lähme 2007 aastasse tagasi. Ja see suvine reis siis polnud üldse teadaolevalt mitte üldsegi ärireis, vaid tegemist oli siis jahi- ja kalaretkega. Ja seltskonnas, kes sinna läks, oli kokku 10 inimest, 2 tükki olid eestlased ja 8 kohalikku. Ja parkisid nad siis ennast Tardoki Janni mäe lähistele Anjui jõe äärde. Ma loodan, et nagu ma ei saki mingi 50-ga nende hääldustest praegu. Ja põhimõtteliselt see koht oligi siuke metsad, mäed, jõed on ja siuke koht, kus peaks nagu kokku hoidma. Meil tekib jälle teema taga. Teema, ma just vaatan, jah. Natukene. Ja jõudis siis kätte 29. juuli hommik, kui siis seltskond oli metsalaagris. Ja kui teised ärkasid, oli Priit kadunud. Täitsa jäljatult kadunud. Kõik tema asjad olid seal laagris. Ja need, kes temaga seal kaasas olid, hakkasid siis ise kõigepealt otsima. Ja kui otsing tulemusi ei andnud, siis teatati peidu kadumisest kohalikele võimudele. Ja ainus asi, mida siis osati öelda, oli see, et õhtul oli siin. Olnud on jah. Ja siis algaski otsing. Kohalikud päästjad hakkasid siis piirkonda läbi kammima. Ja mõne päevaga pandi siis seal või rakendati seal 2 otsingurühma, siis kammiti läbi terve selle laagri lähiümbrus, aga meest ei leitud. Ja ei leitud ka ühtegi jälge, mis oleks nagu kuidagi nagu viidanud sellele, kuhu ta läks või mis siis juhtus.
et noh, kui muidu metsas vaata keegi ära kaob, siis no midagi on ikka, keegi näeb või on mingi jalajälg. Metsas küll keegi ei näe, aga võib-olla mingid jäljed või murdunud oksad või. Või mingi, ma ei tea, isiklikud asjad või no mis Mm. iganes. Ja üsna kiiresti jõudsid siis Vene ametivõimud oma meelest vähemasti asja tuumani ja vaatasid sinna jõe poole ja ütlesid, et see on süüdi. Ja see 2007. aasta suvi oli seal piirkonnas extremely kuum. See Habarovski piirkonna esindaja Valeri Zahharov rääkis siis, et temperatuur oli üle 30 kraadi ja samal ajal oli selles jões seal suur vesi. Nii et vesi voolas hästi kiiresti ja oli niisugune veits kärestikuline, aga vee temperatuur, noh, mägedes ikka vesi külm. Ja nemad siis, ametivõimud siis mõtlesidki, et okei, et ma ei tea, palav oli, läks ujuma. Sattus ilmselt kuskile sinna kiire voolu sisse või siis läks külma vette ja sai mingi terviserikke, vaata. Ja põhimõtteliselt sellepärast, et kuna temast ühtegi jälge ei leitud, siis seal need Vene ametnikud otsustasid, et see on kõige tõenäolisem asi, mis võis temaga juhtuda. Ja noh, jällegi keegi ei näinud, mis temaga juhtus. Selles mõttes keegi ei näinud, et ta oleks ujuma läinud, ta ei öelnud kellelegi, et ta ujuma läheb. Surnukehaga polnud, see on ju põhiline. No, riideid ei olnud nagu, ma ei tea, jõe kaldal, et viskad midagi seljast ära ja lähen nüüd ujuma, eks ju. Ja surnukeha ei leitudki. Aga samal ajal käis siin Eestis Samal ajal käis Eestis niisugune veits spekuleerimine, sellepärast et noh, ettevõtja ja tegutseb Venemaal ja et äkki need Venemaa ärid kuidagi siis võisid selle kadumisega seotud olla. Ja küsiti ka siis Miilal Lemmikult, Oleg Krossilt pärast selle Härra Krosseris isiklikult. Jah. Et mis värk sellega on, et kas on võimalik, et äriga oli seotud see kadumine, siis tema ütles, et tema teada ei tegelenud Brit-Venemaal ebaseadusliku äriga ning sealt ei ole mingit kadumise põhjust otsida. Samas ta ütles, et ta ei olnud ka selle mehe äritegevuse üksikasjadega niivõrd detailselt kursis. Ehk siis jah, keegi nagu väga ei teagi, mis siis tast sai, selles mõttes, et Kross rääkis veel üht-teist. Ütles, et Priit oli tema rallikarjääri juures väga suureks mentoriks ja hiljem nimetas ta siis juba manala meheks teda. Aga noh, jah. Võib-olla keegi tegi talle Alpine Divorce'i. Võib-olla nagu selles mõttes, et päris creepy tegelikult, sa lähed õhtul magama, ärkad hommikul üles ja sul inimene kõrvalt läinud nagu lihtsalt. Thanks, I hate it. Ma lähen telkima, aga ma olen üksinda. Ma lihtsalt tegin tagasi praegu, sellepärast, et ma räägin, ma tahan mägedesse minna ja siis sa räägid mulle poorikestest, kes lähevad üksteist mingi. Meil on täiesti praegu nagu mingi ajuühendus. Me ei leppinud enne seda kokku. Me pole ammu teinud seda ka, et me lepiksime teema kokku. Ei, me ei ole teinud seda päris pikka aega ja mis tuletab meelde, et peaks teemavaliku üles panema. Täpselt, mis tuletab meelde, et peaks Patreoni teemavaliku üles panema ja ka YouTube'i liikmetele, nii et seda me siin teeme, kui meil meeles püsib. Patreon ja YouTube on üldse hea koht, kust kaudu te saate meie tegemisi toetada. Me oleme väga tänulikud teie toetuse eest. Omalt poolt siis pakume vastu seda, et saate saated varem kätte koos boonusosadega ja kui on käes hingede aeg ehk creepy season, siis tulevad ka erinevad kummituste tondi küttimised, jahid, mida me oleme siin teinud ja teeme praegugi. Ja omalt poolt siis iga nädal me ka täname. Igal juhul kohad, kus siis leida on YouTube'is Kikimoorid podcast ja patreon.com/kikimoorid. Ja sealt siis leiate juba juhised edasiseks tegevuseks. Kas sa alustad YouTuberitega? Ja ma alustan YouTube'i liikmed Vipp Külmaveriste ja Annika. Aitäh!
ja külmaveristajad Margit, Liisa, Pilleriin, Agnes, Mare, Saša, Monika, Mare, Katrin, Maret, Kairi, Diino, Ellu, Kirke, Keidi, Eidi, Madli, Tondi, Tõnu, Angela, Pisike, Alice, Vanamutt, Hele, Liiva, Ald ja siis saab kolmas. Mõnglike, Nordics, Jacki, Sandra, Steffi, Birgit, Janeriin, Ave, Õnne, Egle, Liisi, Marek, Marge, Kati ja Pirjo. Ja liigume edasi Patreoni, kus siis ütleme aitäh vippkülmaveristajatele, kelleks on Indrek, Karina, Anne-Mai ja trumlipuhastaja jätkuvalt siis on Daniel, kes parandas mu pesemasinat eelmine nädal. Ja aitäh kõikide sõpradele, kelleks on Maimu, kes pole kala laps, Mari-Liis, Hufflepuff, Pendli Heiks, Evil Devil ja aitäh külmaveristajad Endre, Kelly Krekiga Kerli, Merle, Shirley, Malle, Ketrini Krekiga Kadi, Oliver, Krista, Coast seega, Väike Grets, Ellu, Helina, Liina, Kersti, Erki Raig, Maiken, Antsu, Metsaline, Friida ilma Y-ita, Mustmees aknadega, Anne Tondiste, Kristin, Regli, Krekiga Annika, Kristi, No Name, Häli, Mumm ja Volkergeist, Karena, What does the fox say? Gretsu, Diana from the moon, Kavelil Lutikas, Gratu, Kathy, vanaisa vanadest trussikutes ematütar Madara, Krisu 36. Oh my god, nagu millal võetakse see piin ära, et sa pead seda okei, aitäh veel stressikliiniku kaaspatsient, siis meil on siin member, Eveliine, Torit, parakriminaalne Merineitsi. Oh my god, mul läks ekraan nii suureks praegu, et ma ei näe enam mitte midagi. Nii, Ellu, Maret, Paul, Tõnsa, Lisette, Kristiina ja Aleks ja Maria. Järgi unustage www.kikimori.ee on meie väheni kaup. Ei oskagi öelda, Threesis käib suur vaidlus, kas polüester või puuvill, ma ei tea, millest meil on ilmselt polüester, aga minge toetage meid ka ja saate endale ägedat kaupa, mida selga panna. Mari-Liis on selleks väga hea näide. On jah. Teda võib ikka näha. Pluss siis meie Patreonis on ka võimalik osta Kikide öötuuri järelvaatamist, nii et tasub kiigata sinna ka, kui te olete sellest huvitatud, mis me vanalinnas tegime. Aga ma räägin siis järgmise mägilahutuste juhtumi, kui siis sõber jättis sõbrad tuli taas üksinda mägedesse. Ja see on nüüd siis... Asshole, ma ütlen. Nii. See on 2016 aasta, kui 56-aastane California naine Lori Singer otsustas siis läbida kuulsa John Muir matkaraja, mis kulgeb siis läbi Sierra Nevada mäestiku ja see on umbes 357 kilomeetrit pikk ja tavaliselt kulub selleks 2-3 nädalat. Ega ta seda väga ei tahtnud teha, kuigi ta algajasportlane ei olnud. Tema kirjeldas CNN-ile siis ennast ultrasportlasena, aga see meessoost sõber, kes teda sinna utsitas, temal oli siiski rohkem kogemust just mägedes ja suurtel kõrgustel matkamisel ja see meessõber oli siis sama rajaga varem läbi teinud ja lihtsalt veenis siis põhimõtteliselt Lorit, et kuule ikka tule lähme ja nad leppisid siis kokku, et nad läbivad päevas umbes 32 kilti. Mees lubas hoolitseda ka selle eest, et mõlemale oleks matkaks piisavalt toitu ja Lori usaldas teda. Never, ärge kunagi seda tehke, keegi teine vastutab teie toidu eest. Eriti siukses eluohtlikus olukorras. Aga juba mõne päeva pärast hakkaski siis Singer ennast halvasti tundma ja hiljem ta sai siis aru, et see oli kõrgmäestiku haigus, mis teda kimbutas. Aga tema kaaslane loomulikult tempot ei vähendanud, sest hoolimata korduvalt kõndis kaugele ette ja tsiteerin. Ühel õhtul matkasime pimedas. Ta oli minust nii kaugel ees ja ma olin hirmul. Ma hüüdsin tema nime, aga ei kuulnud midagi. Umbes tunni aja pärast jõudis siis Singer talle lõpuks järele ja mees teatas, et ta oli tahtnud kontrollida, kas Singer saab ikka ise hakkama ja jõuab talle järele. Mis mõttes? Nagu tõesti.
ja siis selgus järjekordne probleem, sest et Loori avastas, et mees polnud nende jaoks piisavalt toitu kaasa võtnud. Ja siis see mees ütles, et jah, et ma tegelikult tahtsin matka jooksul kaalust alla võtta. Sellepärast ma ei võtnud. Ja Loorile ta muidugi sellest enne midagi ei rääkinud ja Loori ise oli selleks hetkeks juba nii palju kaalu kaotanud, et ta pidi oma pükse haaknõelaga üleval hoidma. Aga sellest hoolimata jätkasid nad siis matka ja läbisid üle 240 kilomeetri. Ja ühel hommikul, kui Loori ärkas, siis ta sai aru, et midagi on ikka väga-väga valesti, ta ei suutnud enam kõndida. Ja siis selle asemel loomulikult, et minna koos abi otsima, tegi siis tema sõber ettepaneku, et lähme siis lahku. Loori siis pidi võtma mingi kõrvalraja, et tagasi minna ja abi otsida ja mees mõtles, et okei, ma lihtsalt teen selle raja siis lõpuni. Vau, milline gentleman. Ja seejuures see gentleman andis siis kaasa veel ühe energiabatooni. No niimoodi siis kohe. Ja lisaks panin siis veel tema kotti oma prügi. Et no kui sa juba alla lähed, viis minu prügi ka alla. Ja mul on siis lihtsam, kergem kõndida. Ja tegelikult Singer ei teadnud isegi, kui pikk see nagu kõrvaltee on, et alla saada ja siis ta hakkas üksi alla sammuma, muidugi need rajad väga kivised ja tal oli tõelisi raskusi, et üldse tasakaalu hoida. Ja tegelikult ta ei teadnud, kui tal oli ikka tegelikult tervis oli päris hull, et see kõrgmäestiku haigus oli põhjustanud tal ajuturse ja lisaks olid siis villid olid nakatunud. Ja ta hiljem siis ütles, et ta ikka oli täiesti tõsiselt kindel, et ta siin mägedes üksinda surebki. Lisaks oli ta muidugi näljast pool ogar ja mõtles ainult sellele, et ma tahaks veel oma perekonda veel korra näha. Ja 13 kilomeetrit kõndis ta siis üksinda, kui ta siis lõpuks teisi matkajaid kohtas, kes said kohe aru, et ta on väga halvas seisundis, andsid talle süüa, aitasid tal õige tee leida ja lõpuks ta siis hääletas ja leidis mingi turvapaiga ja kogu see taastumine võttis ta mitu nädalat aega, aga muidugi kõige hullem, kui ta siis sellest oma juhtumist rääkis, oligi siis Loori jaoks oli teadmine, et tegemist ei olnud võõra inimesega, tegemist oli pikaajalise sõbraga, keda ta usaldas. Ja tagantjärele tarkus muidugi oli jah, et andis liiga suure kontrolli nagu käest ära, aga nagu kuidas nagu, see on lihtsalt nagu the audacity of men. Ja siis Singer võttis oma kogemuse kokku sellise tsitaadiga, ükskõik kui hästi sa arvad oma matkakaasast tundvat, pead looduses suutma ka iseenda eest hoolitseda. Ja boonusesse mul on üks issand, ma praegu vaatan, et ma olen selle esimese loo poolikult rääkinud. Teises pooles boonuses siis tuleb esimese loo teine pool. Oot, äkki ma räägin selle ikkagi praegu ära. Okei, ma vaatan, no võt, ma räägin, see on see uus kuradi programm. Nii, see Toomase kaaslase nimi, ühesõnaga Toomas oli 36 ja nende retk oli 2025 aasta 18 jaanuar ja tema elukaaslane oli Kerstin. Ja Toomas seejuures oli siis väga oluline kogenud alpinist ja endine mägijääger ja Kerstinil ei olnud nagu üldse mingit sellist võrreldavat talvist kogemust. Ja prokuratuur siis hiljem ütles ka, et Toomas ei olnud üldse arvestanud Kerstini kogenematusega. Täiteks kandis Kerstin lumelauasaapaid ja toit oli neil samuti kaasas jälle äärmiselt vähe. Kas sa tead, kui ebamugavad on lumelauasaapad üldse nagu kõndimiseks? Ei tea, aga ma olen neid näinud pealtpoolt ja need tunduvad nagu ebamugavad juba jalga panna. Nii et... Ja, neil oli kaasas näiteks pakk kummikarrusid ja tee, aga tee külmus õhtu jooksul ära. Ja nad jõudsid 2:30 paiku pärastlõunal Frühstückplatsini ja seal oli see oluline küsimus kohtuprotsessi ajal, et miks nad siis tagasi pööranud, sest et ilmastikuolud halvenesid. Tuul oli 74 kilomeetrit tunnis, tajutav temperatuur 30 – ja Kerstin ei jõudnud enam. Ja teised inimesed, kes olid mäel, olid näinud seda paari ja teavitasid päästjaid ja sealt tuligi see, et päästjad vaata helistasid Toomasele korduvalt, on ju. Saadeti ka helikopter, aga Toomas ütles, et helikopter pole vaja, kõik on kontrolli all ja siis lõpuks ei suutnud Kerstin enam edasi liikuda ja ta jäi siis umbes 50 meetrit enne Grossglockneri
ole kross, meil on tõesti siin väga Grossglockneri tippu Toomas jättis siis naise üksinda mäele. Ise ütles, et ta läheb abi otsima, aga Kerstini seljakotis olemasolevad hädaabivahendid ei kasutatud. Toomas ei suutnud öelda, miks ta ei pannud naisele hädaabitekki ümber, miks nad ei kasutanud bivakikotti, mis olid kaasas, et ühesõnaga Kerstin surigi siis tugeva tuule ja külma kätte alajahtumise tagajärjel. Ja siis seda ma vist mainisin, et tema endine elukaaslane Andrea kirjeldas, et Toomas oli pidevalt selline, kes valis retki, mida ta oli ise varem läbinud, aga jah, oli pahur, kui teised ei suutnud hakkama saada. Ja Andreal oli sarnane kogemus, et ta oli keset tööd täiesti üksi, pealamp kustus, pea käis ringi, karjus ja hüüdis, aga Toomast ei olnud, tema oli lihtsalt edasi ja nüüd järgmise punktini juurde nagu. Ja siis pärast seda enam Andrea nagu Toomasega ei läinud. Ühesõnaga, ja see, millest siis Toomas süüdi mõisteti, oli siis raskest hooletusest põhjustatud surm. 5 kuud tingimisi vangistust ja 9600 eurot rahalist karistust. Ja Toomas ütles kohtus, et Kerstini surmast on tal lõpmata kahju ning ta armastas naist. Süüdi ta siiski ei pidanud ennast. Ups. Upsti. Juhtus väike upsi. Väike upsik. Teeme parem ühe kummitusega. Teeme. Mul on siin üks Redditi lookene siia põhiosa lõpetuseks ja teine jääb siis boonusesse. Ja esimesega lähme hotelli, sest et mulle hakkas see teema väga meeldima. Ei tea miks. Ja selline postitus siis oli tehtud Redditis ja see oli küll ingliskeelne postitus, aga nüüd ta kõlab eesti keeles. Hotell, kus ma töötasin, oli avatud olnud vähem kui 3 aastat, kui üks inimene oma toas südamerabandusse suri. Ta oli pikaajaline külaline, kes töötas hüdraulika valdkonnas. Nii et ta lahkus hotellist tavaliselt väga vara hommikul ja tuli tagasi üsna hilja õhtul. Mina püüdsin teda üldiselt iga hinna eest vältida, sest ta oli mulle paaril korral teinud väga kohatuid märkusi. Mäletan õhtut, mil ta suri. Ta tuli vastuvõtulaua juurde ja ma mõtlesin endamisi, palun mine lihtsalt ära. Pärast tema surma töötasin selles hotellis veel 4 aastat. Ja umbes iga paari nädala tagant kuulsin, kuidas hotelli tagaukse lukk avanes, aga uks ise lahti ei läinud. Kui keegi väljast oma võtmekaarti kasutas, tegi lukk üsna valju häält, nii et seda oli väga lihtne ära tunda. Samal ajal ilmus meie turvakaamerate ekraanile, aga liikumisanduri märguanne. Ja see näitas sinna samasse tagaukse juurde. Seejärel registreeris süsteem liikumise sealt tagant ukse juures siis mööda koridori edasi selles suunas, kus oli asunud selle surnud mehe tuba. Mõnikord registreeris andur enne koridori suundumist liikumisega meie väikeses iseteeninduspoes. Läks shoppama. See kestis umbes aasta, enne kui üks mu töökaaslastest seda juhuslikult mainis. Ja siis saime aru, et me mõlemad olime täpselt samu asju näinud. Kujuta ette, aasta otsa, sa näed midagi. Nojah. Vait olla, ma läheks kohe mingi... No ja meie muidugi ei suudaks vait olla. Nii. Ja tema ema töötas ka hotellis ja tema emal oli ka mitu sükest kokkupuudet või lugu. Üks neist siis puudutas naist, kes ei surnud küll hotellis, kuid tunnistati siis hotellist haiglasse viinuna siis hiljem surnuks. Ja teine oli siis äkksurma sündroomi tõttu surnud beebi. Aga selles hotellis juhtus veel väga palju igasuguseid häirivaid asju. Ühel juhul näiteks jäi külalisest maha hotellituba, kus oli kõikjal verd ja selle juurde oli jäetud vabanduskiri koristajatele. Emaka omanikena No jaa. juhtub.
no jaa, aga teine juhtum oli nii tõsine, et sellega tegeles lausa FBI. Nad otsisid siis inimkaubanduse ohvriks langenud naist ning suutsid lõpuks hotelli asukoha kindlaks teha tänu reklaamtahvlile, mis oli siis näha hotellitoast tehtud pildi nagu aknast, vaata. Ja kõik need juhtumid olid siis seotud kogu aeg ühe ja sama toaga. Super. On ju, täiega nunnu. Siis ta kirjutab veel niimoodi, kui mina vastuvõtus töötasin, tuli sealt aeg-ajalt telefonikõnesid. Telefon helises vastuvõtus, kõne tuli sellest toast, aga kui vastasid, ei olnud teisel pool kedagi. See on täpselt see, mis 300 ka toimus nagu. Tõesti on see nii klassikaline. Jaa. Mõnikord esitasid teised külalised selle toa kohta mürakaebusi ka siis, kui see tuba oli tegelikult tühi. Koristajad läksid tühja tuba kontrollima ja küsisid hiljem, kas keegi külaline oli sealt just välja kolinud. See poleks iseenesest olnud midagi ebatavalist, sest toa aknad olid kiirtee poole ja inimesed soovisid seetõttu vahel teist tuba. Aga koristajad küsisid seda sellepärast, et voodil olid jäljed, nagu keegi oleks seal olnud. Samas ei näidanud süsteem, et keegi oleks sellest toast teise tuppa ümber kolinud. Ühel korral tuli üks külaline järgmisel hommikul alla. Ta ütles täiesti muuseas. Te ju teate, et sellest toast kummitab, eks? Ja kõndis lihtsalt hotellist välja. Ma ei ütleks, et ükski neist lugudest on selline, mille pärast öösel magada ei saaks, aga kui ise selliseid asju koged, siis tekitavad need väga ebameeldiva tunde. Ja arvata on ja mul tuli vahepeal meelde siin, et me olime jälle pikemalt vanajagul ja ühel ööl ma ei saanud magada. Ühel ööl sain ja täna öösel ma jälle ei saanud magada, aga täna öösel ma ei saanud magada koera pärast. Aga esimesel ööl, kui me läksime neljapäevast reedet, ma võtsin melatoniini suht kogemata, sest ma arvasin, et ma võtan magneesiumi. Võib-olla, et see on põhjus, miks ma ei saanud magada. Igal juhul ma mäletan, ma ärkasin mingil hetkel üles mõttega, et fuck, siin kindlasti kummitab, sest et ma olin kuulnud nagu koputust ja mingit mehe häält, mis mind hüüdis. Aga ma pärast kuulasin oma uneäpi läbi ja see oli nagu raudpolt oli see mu unenäos, et ma ühesõnaga olin nagu unenäos midagi kuulnud ja siis pool ärkvel panin selle nagu päriselu sündmuste peale, sest et uneäpp ei korjanud midagi üles peale norskamise. Ja muude nagu helide, mis on tavapärased. Täna ma ei saanud magada sellepärast, et ma ei tea, mis koeral oli. Lihtsalt ta käis ja niutus. Lõpuks ma pidin minema madratsi peale, mis praegu on meie diivani eest. Ja kes tahab näha, ma panin Threadsi pildi, kui Daniel oli üksinda, mis kolmapäevast on. Ta tegi minu kleidist taki amuleti, et tal ei oleks nii üksik olla. Aga see nägi tõesti välja nagu mingi Ed Gein vibes nagu. See oli nii kriiper nagu, ma ütlesin küll, et nagu okei, nüüd taki kolib selle venna kuskile metsa vahele. Ja see oli nii naljakas, siis kui ma oli ära postitanud, siis ma sain aru, et okei, minu jaoks või meie jaoks on see naljakas, aga kuidas see välja paistab nagu. Igal juhul ma magasin siis seal madratsi peal niimoodi, et koer oli mul kõrval ja siis oli nagu asi vask. Aga ja ma ei tea, mis tal nagu oli, miks ta nagu niutus läbi, mis teda häiris, ma ei tea, aga usume alati lapsi ja lemmikloomi onju. Et midagi oli. Ühesõnaga, I fucking love it there nagu, seal on ülimõnus. Tuleb lisada siia peale lihtsalt see on midagi, mis peab minema arhiivi mingil kombel, see avalikku arhiivi. Sest et kui pärast mingi jama on, siis meil on võtta selle Oh, issakene. Ühesõnaga. Ma olen jumala paidult, aga selle hetkel, kui ma seda pilti nägin. Ma räägin, ta lihtsalt nagu psühhiaater käskis tal teha ATH testi, nagu mina käisin talle pinda nii kaua, et küsiks arsti käest, et ATH testi saaks teha. Ja arva, kas ta siis on teinud või ei ole. Ei, ma mõtlesingi, et siis mõtlesin, et ta testi ei tee, aga ta teeb teise taki endale. Ei, no, see pole esimene, selles mõttes, et tal on kodus ju minu pildid ja siis ta räägib
juttu väidetavalt. Ühesõnaga, tema ATH on nagu out of this world. Nagu, Mosi, tule siia, vaata. Siis ta näitab mulle, kuidas ta on pannud kuuri valguse, väga tubli. Hakkame kuurist tagasi kõndima ja siis ootamatult jääb ukse kõrval seisma, hakkab ust niimoodi liigutama. Kurat, see käib nii raskelt, äkki võiks proovida, et seda vist ei saa ära. Näitan talle, et tõstsin nagu vetsu ukse lihtsalt hingedelt maha, et näe, saab küll, aga siis ma saan tagasi ja siis ta oli mingi, ma teen siis kohe ära, onju. Paneb ukse kõrvale ja siis hakkab midagi muud näitama. Ma ei saa su nendes ATH projektides osaleda, nagu ma pean minema tööd tegema. Siis ta sai oma selle uksega. Ühesõnaga, see on lihtsalt nagu maal elamine on ATH inimesele väga tore, sest alati on kuskil mõni projekt, mida teha. Aga ta tahab, et mina selle seiklusel kogu aeg kaasas oleksin. Mosi, tule. Ta peab traksid külge panema sellele tegelasele. Võtab selga ja on tehtud. Ja ma nägin, Malju postitas täna enda story'desse mingid need nupud, mida ta selle enda notsu peal kasutab, et vaata vajutab, siis on tema häälega salvestatud sinna mingi, ma ei tea, et tahan mingit snäkki või midagi. Ja, no. Ja et siis saad tellida need samad nupud, vaata, ja siis sa salvestad enda häälega nagu mingid asjad ära ja siis, kui on vaja, et mingi, et kallis, jube tubli oled, siis ta jah. Ühesõnaga, mul hakkas mõte jooksma praegu ATH põrgu, lõpetame selle saate. Lõpetame selle saate, lähme boonusosasse teatud seltskonnaga edasi ja aitäh, et meiega te siin olite, ATH-d või mitte. Ja kusjuures huvitav on see, et ma Naiskirjanduse seltsi seminaril kolmapäeval olen vestlusringis ATH ja kirjutamine, nii et ATH on ka teemas. Meil on teemasaade. Meil on mitmekordne teemasaade. Mitmekordne teemasaade. Kohtume boonusosas ja või järgmisel nädalal ja seniks püsige kõhedad. Kuidas ma sain aru, millest see probleem on? Ma teadsin, kui ma seda lugu ette kandsin, et mingid detailid on puudu, aga ma olin nii locked in nagu. Sest et siin ei tööta hästi see control või command X, command V ei tööta ja ma juba andsin selle arendaja sellest teada. Aga ma proovisin praegu selle tõsta õigesse kohta ja ikka ei õnnestu. Nii et okei. Aga ma räägin ühe Alpidega seotud loo veel, mis ei ole otsene alpilahutus või mägilahutus, aga see on siis Šveitsi mäesuusatajast, kelle nimi oli Corinne Reybellet ja ta oli tõsine sporditäht oma riigis. Näiteks, ühesõnaga, ta sündis 72. aastal Valais kantonis Le Creuses ja ta siis jõudis oma karjääri jooksul 5 maailmakarika etapivõiduni ning võitis 2003 aastal St. Moritzis siis kiirlaskumise MM hõbeda.